Vanglateenistus on igakülgselt selgitanud, et Rootsi kinnipeetavate puhul rakendatakse sedasama vangla sisekorra eeskirja ja lähtutakse samadest seadustest, nagu meil kehtivad. Paraku on siin juba ilmsiks tulnud teatud erisusi, millega meie kinnipeetavad aga ei taha leppida. Võtame siinkohal ette mõned näited. Juba näiteks sellised asjad, et rootslastel on akna ees olemas ruloo. Kui meie katame akna kinni Viru vanglas, me saame sellest distsiplinaarkaristuse, mis välistab sisuliselt nagu vabanemisvõimaluse, ennetähtaegse vabanemisvõimaluse 9 aastaks, kuna Eesti vanglates kehtib kord nagu akna kinni katmiseks, et seda ei tohi teha. Avavanglates meil täna on ka kinnipeetavate lakente ees rulood. Et eks neid kohandusi Eesti kinnipeetavate kambrites hakkame me järjest tulema. Rootsi ja Eesti vaheline vanglaprojekt on tegelikult uuelaadne. Me ei ole seda ju varem teinud. Rootsi kinnipeetavatele kindlustatakse kambris 2 televiisorit ja seda riigi poolt. Meie kinnipeetavad peavad neid ise soetama, mis veelgi olulisem, pilt lülitatakse ööseks välja. Iga kinnipeetav sõlmib vanglaga lepingu, et tema võib kasutada elektriseadet ja ta on nõus elektrienergiast tasuma vanglale. Ja seejuures me maksame elektri eest, aga meil võetakse telekantenn välja kell 12 öösel ja vahidki seda sahisevat pilti, sest seaduse järgi on kõik õige, meil on elekter olemas, millest me maksame, aga seda kasutada nagu ei saa otstarbepäraselt. Vangla rendi välisleping sätestab päris täpselt, mis on kambri inventaaris olemas Rootsi vangide jaoks. Erisus nüüd Eesti kinnipeetavatega on see, et leping ja selle eest saadav tasu on see, mis katab ka kinni Rootsi vangide teleri soetuse kulu. Et Rootsi maksumaksja, Rootsi riik soovib, et need telerid seal kambris oleks ja see on ka rendilepingu tasu sisse kirjutatud. Tavalisel kinnipeetaval, kes saab lubatud asju kambris kasutada, on kuu elektriarve suurusjärgus 30 eurot. Rootslased seda maksma ei pea. Näiteks raadio ja äratuskell, meil on need inimesed on läbi kohtu neid nõudnud, öeldakse, et kodukord keelab ja on kõik. Siis juba see, et Rootsi vangil igal ühel on isiklik tahvelarvuti, millega nad saavad 24/7 helistada pereliikmetele. Meil on siin Viru vanglas K3 osakonnas, meil on 30+ inimest ja meil on 4 tahvelarvutit, millega ei saa helistada. Ja meil on 3 telefoni 30 inimese peale ja perega suhtlemise aeg on limiteeritud 60 minuti peale päevas. Eks meie vangistusseadus on ka tegelikult päris vana õigusakt, et see vajab niikuinii kaasajastamist. Täna meil on vangistusseaduse eelnõus olemas säte, mille kohaselt ka Eesti kinnipeetavad tulevikus elektri eest tasu maksma ei pea. Lõpuks on ikka veel segane Eestisse vabanemine. Räägiti, et ükski Rootsi vang ei saa Eestisse jääda, ei vabane Eestisse mis iganes, aga vanglarendilepingus on punkt, et Rootsi vangidel on õigus Eestis asüüli taodelda. Et sisuliselt kõik need Rootsi vangid saaksid siis Eestis asüüli taodelda, kui nad tahavad ja saaksidki siia jääda. Rahvusvaheline õigus annab isikutele võimaluse taodelda asüüli. Neil on võimalus seda ka täna teha. Ka meil Eestis täna on vanglas kinnipeetavaid, kes on muu kodakondsusega kui Eesti kodanikud. Ka nemad saavad asüüli taodelda, kui nad seda soovivad. Aga taotlemine ei tähenda seda, et see taotlus rahuldatakse. Kui juba kinnipeetava asüülitaotlus rahuldatakse, siis on võimalik ka pere siia tuua. Asüülitaotluste menetlemine on meil ka suhteliselt pikk protsess.